Tere, armas hing. Mina olen Triinu ja, ja mina olen see hing, kes siis on iseenda olemuse vastu võtnud, iseennast kui täheseemet ja kiirgan ja jagan sulle täna teadmisi. Kui sina oled täna näiteks ärevuses, sul võivad olla rütmihäired, sul võib olla kehas erinevad sümptomid, mis takistavad sul elus edasi liikumist ja sinu kõige suurem teemaks võib olla täna töö. Et sa võid olla täna nii halvas olukorras oma nagu tervisega ja just selles kohas, sellepärast et sa pole endaga hakanud tööle ja sa ei ole isegi aru saanud, milliste mustritega sa elad. Sest inimesi on õpetatud elama ja töötama ja täitma siis tegelikult nagu teiste vajadusi, nii nagu ühiskond tahab, võib-olla keegi teine, aga sinu hing on see, kes siis annab sulle märku ja just läbi nende erinevate haiguste, mis sinul täna on. Sest see annab sulle arusaamise, et midagi on minuga valesti. Midagi tuleb muuta minus. Nii et mina läksin sellele teekonnale 10 aastat tagasi, kui ma olin oma tervisega väga hädas. Ja kuna ma ei valinud ravimeid, see tähendab seda, et ma valisin aru saada, mis toimub minu sisemaailmas. Ja täna ma võingi öelda, et minu kõige paremad õpetajad ongi olnud ärevus, depressioon, kilpnääre, rütmihäired. Need on minu kõige paremad õpetajad olnud, sellepärast et ma ei saanud enam oma kehas olla, sest minu keha oli täielikult pinges. Ta oli nii pinges, et mul oli raske oma kehas olla. Ja tänu sellele olukorrale hakkasin ma tegelema oma sisemaailmaga. Ja inimestel on hästi palju eelarvamusi, et iseendaga tegelemine on, ma ei tea, kas ohtlik või see on mingi voodoo. Ja siis inimesed täielikult blokivad ära ennast, ei julge vaadata iseenda sisse ja on seal kannatuses. Ja inimeste tervised on väga halvad, aga see on sellepärast, et inimene ei tegele iseendaga. Tal on lahendamata oma traumad. Ta on seal kurbuses, valus, mis jäi lapsepõlves lahendamata. Ja kui inimene saab aru sellest kohast, et minu tervis on minu enda kätes ja mina ise saan seda muuta, hakates tegelema oma uskumustega, oma valuga, mis on sinu sees, mis tekitab sulle haigusi. Üks väga tugevamaid olukordi, mis minu elus oli tinnitus. Mul kõrvad vilisesid ja mõtlesin, et ma hakkan hulluks minema. Ja hulluks minemise mõte ja tunne oli minuga igapäevaselt. Ja see on üks märk sellest, kus inimene on väga suures pinges oma sisemaailmas. Tema sees ongi uskumused, et elu on pinge, stress. Ja teate, sõbrad, see ei ole tõde. Mina olen täna selles mõttes tegelenud oma sisemaailmaga ja muutnud ära neid uskumusi. Ja see tähendab seda, et ma olen võtnud vastu iseenda olemuse. Ma näen väärtust iseendas ja ma võtan vastutuse iseenda tunnete, mõtete, elu, töö ja raha osas iseenda kätte. Inimesed, kes on selles väga keerulises kohas, nad ei näe väärtust iseendas, sellepärast et sisemaailmas on nii palju asju lahendamata ja keha karjub. Ja see on samm-sammuline töö, kus sa tuled ära sellest kohast, et hakata nägema endas väärtust. See on sammude viisi
ja kõige suurem ongi see pool, et mida ma tahan jagada inimestele, on siis see töö osas. Sest inimesed, kes elavad väga suures pinges, nende sees ei ole seda kohta, mida ma veel võiksin teha, sest sa lihtsalt ei näe seda. Sa oled ise nii pinges, sa ei näe enam tegelikult oma hinge kutsumust. Sa ei näe, sellepärast et sul kõrvad vilisevad, sul on ärevus, sa võid olla püsiklient EMO-s ja kõikide arstide juures. Ja just sellepärast, et sa oled iseenda sees kinni. Mina tunnen täna vabadust ja see on parim asi, mis saab olla. Ma tunnen vabaduse tunnet. Ma ei ole kunagi seda tundnud ja nüüd ma tunnen seda, sellepärast et ma olen nii palju endaga tegelenud ja ma tunnen vabaduse tunnet. Mul on vabadus teha seda, mida mina soovin. Ja mul on vabadus jagada sulle infot, kuidas olla terve, väärtustada ennast ja teha seda tööd, mida sinu hing tuli tegema. Kui sina lähed tööle ja teed midagi, mis tegelikult su hing absoluutselt ei taha teha, siis tea, et sa lõhud iseennast väga tugevalt. Sest sinu peas on ainukesed mõtted nagu töö osas, raha osas ja sa oled sinna hästi suurte nagu tööorja nagu energiasse läinud. Ja see tähendab tegelikult seda, et sinu süsteemis ei ole loovus aktiveeritud. Sa isegi ei tea, et inimene tuleb maa peale looma ja sul ei ole ühtegi seda kohta, aga mida ma loon, aga sellepärast, et sinu enda sakraaltšakra on kinni. Ta ei näe seda kohta, mida luua, aga seda on võimalik aktiveerida. Meil on täna võimalik kõik aktiveerida oma elus, kõiki oma elundeid, kõiki neid, kus su energia on kinni. Kui sul täna kõrvad vilistavad või on mingisugused teised teemad, siis see on sellepärast, et sa ei kuule oma südant, sa ei kuule oma sisehäält. Sa oled selles kohas, kus sa elad nii, nagu kõik teised tahavad, nii nagu ühiskond tahab ja elad väga suure surve all. Aga kui sa hakkad vaatama iseenda sisse ja hakkad ära tulema sealt, sellest kohast, mida kõik teised vajavad, vaid hakkad vaatama, mida sina ise soovid, mida sina ise soovid päriselt, millist elu elada, siis sa saad hakata iseenda sees seda valukohta lahendama ja sa ei pea olema enam haige, sa saad olla terve. Nii et minu lugu, kes te olete seda kuulnud ja näinud, võiks olla väga suureks inspiratsiooniks kõigile teistele, sest et sellises tervisehädas, nagu ma olin ja hakates ainult muutma oma mustreid, olen ma täna täielikult terve. Mul on mega palju eluenergiat ja mul on jagada inimestele tõde, et keegi ei peaks elama selles kannatuses, kus keha on pinges ja ainult mõtted on selles, kuidas ellu jääda elamises. Ja tegelikult sa ei näe seda kohta, kes sa ise oled. Nii et kui sina oled täna selles kohas, kus sa oled selles tööprogrammis nii tugevalt sees, et sa hommikul lähed ja hakkad tegema, aga tegelikult su keha karjub, meeletult karjub, sa tegelikult tunned, et sa tahaks selle arvuti välja visata, sa tunned, kuidas sa vihkad oma elu, sa tunned, et sa vihkad kõiki, aga sa surud seda alla ja sa surud seda viha nii palju alla, kui mingi päev käib nataki. Elu annab sulle täiesti sellise paugu ja siis sa mõtled, et mis ma valesti olen teinud. Sa ei ole mitte midagi valesti teinud. Sa ei ole kuulanud iseennast. Ainuke asi, sa ei ole kuulanud iseennast, sest sinu alateadvus töötab teiste jaoks, ühiskonna jaoks, laenude jaoks ja sa ei jõua oma elu niimoodi elada, kui sa ainult mõtled laenudele ja sellele tööle, mida sa teed ja survestad ennast tööle, sellepärast et laenud on vaja tasuda. Sa ei pea nii kaua vastu. Inimese süsteem jookseb kokku varem või hiljem.
kuna see on minul läbitud teekond, siis ma lihtsalt tahangi sulle jagada, et on tulemas töö versus kutsumus. Töö versus kutsumus, kus me hakkame vabastama reaalselt neid programme, mis siis kus sa oled siis selles mõttes, kus sinu alateadvus on selles meeletus tööorjuses ja sinu süsteem on pinges. Ma aitan sul näidata neid uusi kohti ja selle sisemise töö teed sina ise, aga sul on võimalik hakata iseenda sees vaatama ja nägema neid kohtasid puhtamalt. Nii et kui sind kõnetab, siis praegu on võimalik sul saada, me teeme 5 seanssi väga hea hinnaga. 5 seanssi, need on 5 elu muutvat seanssi. Ma ei oleks täna siin ja vabaduse tundes, kui ma ei oleks neid muutnud. Nii et sest töö on inimestel vales energias, see on surveenergias. Juurtšakra on see koht, kus siis tuleb mööda seda esivanemaid kood, et elu on survepinge. Tegelikult elu on pingevaba ja selleks on vaja enda sees ära lahustada need tunded ja koodid ja hakata elama oma elu, oma väärtuste järgi, tulema ära sellest ego mustrist, see ego räägibki siis sinuga, milline sa pead olema, mida sa pead tegema, ehk siis see programm sinu sees töötab palehigis ja sa ei mõista, miks see nii on. Aga nende seanssidega sa hakkad nägema sellest illusioonist läbi. Nii et olles ise ennast tervendanud välja kõikidest nendest asjadest, mida ma siin olen rääkinud, ehk siis mind äratas üles mega suur ärevus, elujõuetus, 3 tundi elujõudu, siis see ei ole okei. Ja see on puhtalt see koht, kus siis elu on surve, elu on pinge ja allasurutud inimene on siis see, kes siis ei julge särada maa peal. Ta on tulnud siia maa peale särama, tal on nii palju andeid, aga ta ei näe oma andeid. Ja ta elab sellest survest ja sellest kohustuse energiast. Ja see põletab inimese läbi varem või hiljem. Ja kui sina oled täna selles kohas ja sa ei saa aru, mis on minu töö, miks mul on kõik need hädad, siis hakkame vaatama neid. Hakkame vaatama neid kohtasid, mis siis tekitavad sulle seda ärevust, seda pinget ja neid uskumusi, et sa saaksid selles töömustris, saaksid väga suure selguse. Ja saaksid hakata tulema sinna kohta, kus sa saad hakata ise looma. Sinu hing soovib ise luua, olla ettevõtja, avarduda. Nii et need võimalused on täna kõigile. Kui sina oled valmis selleks, siis tule. Hakkame tegelema oma alateadvuses olevate mustritega, sest kehapinge on nii ebameeldiv, et olles olnud seal, siis ma täna saan sulle näidata, kuidas on võimalik pingest vabaneda. Ja tegelikult ainult enesearengu teel saad sa sellest vabaneda. Ja see tähendabki seda, et sa lõpetad oma enesekaristuse ja sa aktiveerid tegelikult oma edu, päris edu. Kui sa seda veel täna ei näe, siis ära heida meelt, samm-sammult on võimalik sinna tulla. Mina olen Triinu ja olen täna alateadvuse ümberprogrammeerija ja just neile, kes siis otsivad lahendusi, kuidas elada pingevabalt, rõõmsana ja leida endas üles oma anded, oma võimed, võtta vastu enda olemus ja särada siin maa peal täiega. Imelist päeva. Tšau.